Tere ilusat pärastlõunat, armas publik. Lääneränni toetatud orkester Mati Kõve juhatusel kõlas eile, aga enne kui me oma kavaga edasi läheme, võib-olla tundsite loo ära põgene vaba laps. Oli neid, kes suutsid oma saatuse eest põgeneda, aga paraku väga paljusid aastakümneid tagasi just tänasel päeval tabas sõit kaugele Siberi poole. Olgem hetkeks kalksed ja mõelgem neile ühe silmavigu. Aitäh! Meie oleme täna tulnud teie ette selleks, et esitada kimbukest Eesti filmimuusikat. Või kui ma päris ausal olen, siis päris kõik ei ole tegelikult Eesti filmid, millest juttu tuleb, aga sinna me kõik jõuame. Teil on kavalehed ka, selle tõttu ma lugude pealkirjadele väga palju tähelepanu ei pööra, aga alustan hoopis sellest, et Ahvatluste tund. Tõstke käsi, kes mäletavad sellist filmi. Kes on seda näinud? No paar jett siiski kerkis. Nooremad inimesed ei tea sellest ilmselt midagi. 1970. aastal või õigupoolest televisiolinastus oli lõpuks 71. aastal, sest selle filmi loomine oli ka seotud mitmete probleemidega, sellest ma räägin pisut hiljem. Aga igatahes selles filmis Saatan, kui me räägime, Põgene vaba laps oli ju tuntud ilmsest reliikviast, mis tuli eestlaste ekraanidele 69. aastal, siis too sama viimse reliikvia Ivo Schenkenberg, keda mängis Peeter Jakobi, ilmus nüüd kapjade ja sõrmedega filmis Ahvatluste tund Eesti rahva ekraanidele Kuradi rollis. Ja Kuradil oli plaan üks Eesti tüdruk igasuguste erinevate ahvatlustega oma nii-öelda mesti või oma seltsi meelitada. Ahvatluste hulka kuulus erinevaid inimesi, erinevaid teemasid. Üks neist, kellega Kurad püüdis ahvatleda noort daami, oli Rahamees. Ja järgmine lugu ongi Rahamehe laul sellest filmist.
hakkame peale, siis räägime edasi. Mul perekonnal villa suured pood ja länkimtaa, on muduaaris linnupuu ja pällid painad maas. Kun harred rütmes magas, niin kulkelimusiin, vaid otsad sotti magas, ma rätsen paremiin. Ning ainult eravagunis ma ärireise teen, see kallim on küll nagunii, et seest üle. Ja on üle õige, kui oskan elada, kuid selgis aus ja õige ainult vilisa. Kõik koos. Ja on üle õige, kui oskan elada, kuid selgis aus ja õige ainult vilisa. Eks siia ilma rumalaid on küllalt jäänud veel. Kõik ja ausust näevad vaid on naeruväärne see. Armsad visionäärid ei kaasa tunnet maa. Tundimete ei vääri, et kuigi püüaks naa. Vaid see on hea, et rügate ne õlgi päevad töö. Lõpuks paljad rügateid ja ise saada. Ja on üle kõige, kui oskan elada. Seda Rahamehe laulu laulis Uno Loop. Aga meenutagem filmi. Kurad ja ahvatlused ja kauni neiu kindlameelsus. Maise olemise ja välimusega kuradil, keda mängis nagu öeldud Peeter Jakobi, tekkis plaan annutada endale üks kaasaegne tüdruk. Noorte tantsupeol märkab mida ühte kaunist neidu ja oma käsutuses olevate tehnikalippide ja saatanlike trikkide abil püüab ta neiu oma valgustesse meelitada. Aga tüdruk jääb nagu nõukogudeaegsele filmile kombeks endale kindlaks, pääseb kurradist, kelle mõju võib lõpeb koos kellaröökidega ja tüdruk on õnnelik tegelikus elus koos päris sõpradega. Tegelikult näitas kuratele muidugi erinevaid tahke ja võimalusi elada. Üks võimalus oli üks tõeliselt magus elu. Amen.
tundus alguses Eesti tsensuurile natukene liiga läänelik, natukene liiga tendentsi. Tsensorid leidsid nimelt 15. jaanuaril 1970. aastal, et film ei sobi ideoloogiliselt näitamiseks. Liiga palju on seal väikekodanliku filmi ahvatlused on kõik liiga läänelikud. Ja film tunnistati vastuvõtmatuks ja Eesti telefilm pidi septembriks 1970 selle filmi täiesti ümber tegema ja monteerima, lähtudes, ma tsiteerin, ideoloogiliste ja kunstiliste puuduste likvideerimise ülesandmiseks. Et film siiski ekraanile jõuaks, tehti siis ümber seal filmis olnud missivõistlus, lisati fotosid, lisati lõpulaul ja lõpuks 1. jaanuaril 1971. aastal lubati siis film ka lõpuks kenasti ekraanile. Nüüd see magus elu, mida me praegu Mariaga laulsime, seda laulsid filmis Heidi Tamme ja Toomas Kõesaar. Aga kolmas laul sellest filmist, mis veel näitena kõlab, on Gangsteri laul ja tema oli samuti üks ahvatlustest, teda kehastas või seda laulu laulis filmis siis Leonhard Persing, keda Eesti rahvas muidugi tunneb pigem õpetaja laulina kui gangsterina. Sinna paikka ja räägime sellest, et kuigi liikumisaasta oli minu mäletamist mööda meil eelmine, siis järgmine laul kannab pealkirja Rändaja õhtulaul. Eesti rahvas on seda laulu armastanud, loodetavasti armastab ka rändamist. Meenutatagu. 1983. aastal valmis Tallinna filmis režissöör Kaljo Piisa käe all film Nippernaadi August Kaiditi samanimelise romaani põhjal. Ja stsenarist oli Juhan Viiding, operaator Jüri Sildart, heliloojad olid Raimo Kangro
ja Andres Valkonen. Aga kummalisel kombel Nipernaadist läks või tõelise tuule sai tiibadesse ja hoopisküttis laul Anne Maasiku Rända ja õhtulaul ennast Lenno sõnadele, kuigi algselt pärines see lugu ju hoopis Jaan Toominga 1976. aastal valminud teatrilavastusest Veri joonatan. Meie kuulame seda laulu nüüd Anna Charlotte Hallgrimssoni esituses. Rända ja õhtulaul, ma veel mõne fakti leidsin selle filmi Nipernaadi kohta. Nimelt, seal kasutati võtetel ühte saksa-aegselt nikeldatud ratast, millega Nipernaadi sõitis. Ja ratta kummimustrina teeliivale jäid pidevalt haapristid, mida siis filmigrupp hoogsasti ära pükkis võtete ajal. Või näiteks selles filmis Millal kehastanud Viire Valdma ei soovinudki koos Tõnu Pargiga mängida, sest Viire oli tema peale millegagi solvunud ja selles stseenis, kus Millal tuleb paljalt veest välja, aeti Tõnu Parg platsilt minema ja filmiti selja tagant hoopis režissöör Kalju Kiiska. Või näiteks helioperaatoril oli filmi lõpuosas kavas tuua Häädemeeste rannale kõndima elus kaamel. Riia loomaaiaga oli selline kokkulepe ka olemas, aga ei leidnud lihtsalt sobivat transporti. No, kaamelitest ma ei oska kõnelda, aga aeg-ajalt laevad sõitsid küll meie randa, sõitsid ka laadad välvidel aegadel.
rüütlid olid väga usinad neid laevu tuledega võrgutama ja madalikule ajama, et sealt siis omale manti saada. Üks nendest oli Johann von Üksküll ja temast ja tema viimastest päevadest on loodud film Verekivi, Madis Ojamaa film, mille muusikaautor oli Kostas Kikerpuu. Ja Mattis mängis selles filmis siin rolli, aga seda laulu, Mattise laulu, mida me kohe hakkame laulma, seda laulis filmi muusikaribal legendaarne Jaak Joala. Laulame. Kui tarkade kivima paljunjas, sest saarel on kerge ja veerema kärvas, kui küntega kinni peas. Selle raksud raud, otsa saadana ei, ei saa, kui õnn on nii kauge ja sünke. Las kööstil siis näeb, kui otsas käib. Kui oleks ma kuningas, värviksin raha ja jagaksin laiali ausalt raha. Kuid kuninga krooni ja au ma ei taha ja õnneks ei vakuutada. Meesel on rammi raksuraud, kuid otsas silmas muidagi muidu ei saa, kui õnn on nii kauge ja sünke. Las kööstil siis näeb, kui otsas käib. Lappan edasi-tagasi, sest tekstid on mul siin ekspool. Aga nüüd kallid sõnad, ma ütlesin teile alguses kohe ära, et üks film ei ole Eesti film, millest muusika täna kõlab ja ometi on see film läbi Eestiga seotud. Nimelt film Tapöör. Selgitage kõigepealt sõna. Tapöör on siis klaverimängija, kes tuumfilmi ajaskul improviseeris filmidele taustaks kinosaalides seansside ajal. Filmi Tapöör tegid lätlased 1981. aastal ja üllatus tegid oma legendaarsest heliloojast Raymond Spoutsist. Aga nad ei kasutanud Spoutsi muusikat, vaid tellisid kogu filmi originaalmuusika Odavehalt. Ja seetõttu on ka täiesti põhjendatud, et meie täna seda filmi meenutame. Me meenutame sealt ühte laulu, mida te olete võib-olla kuulnud Kigelopu kuivu esituses näiteks. Olav Ehala ja Eero Rungla sõnad 1992. aastast. Põnev puu. Marie Põdra. Piha täis murkjaid marju.
Aitäh lätlastele, et sellise filmi tegid. Oleme saanud endale ilusaid laule juurde. Aga nüüd läheme joonisfilmi maailma selle meie tänase vatsete esimese poole lõpuni. Natsikallid tegelastena on kindlasti kõigile tuttavad nii vanematele kui noorematele. Nendest on tehtud peale raamatu muidugi on tehtud ju ka muusikad ja nendest on tehtud ka multfilm, aga on tehtud ka täispikk avapäistiku joonisfilm. See valmis 1990. aastal ja sellele filmile lõi muusika ikkagi muu kui Sven Grünberg. Ja meie nüüd kuulame ühte põimikut selle joonisfilmi muusikast. Sõprade lauluga. No, kui ütled sõprade laul, muidugi eestlastele tuleb kõigepealt pähe Jaan Kätte, kitarr, ma ei tea, lõkke,
aga tegelikult selle nimelist muusikat on Eestimaal loodud veel ja nagu ma ütlesin, tegemist on taas kord ühe looga joonisfilmist. Alles äsja tähistati 65. või õieti tähistas oma 65. sünnipäeva ei keegi muu kui Sipsik. Kindlasti kuulsite uudistest seda. Aga Sipsikust on tehtud ka film ja see valmistab 2020. aastal. Ja Sipsiku filmiga on nüüd selline lugu, et nagu näete, osad tegelased on meie kõigi rõõmuks jõudnud meie juurde. Sõlkade laul. Heliloojaks on Enert Sund ja tekstiautoriks Liina Sumera ja teile laulavad Jasmina ja Liisi-Mari Jaanson. kuidas keegi tahab, mis nimel teda külastada. Me tuleme tagasi, jätkame siit filmimuusikaga umbes 20 minuti pärast. Kui te kavalehte hoolikalt loete, siis seal on ka viied sellele, kui te tahate orkestrit või mõne pildi soetamist toetada, siis me oleme väga tänulikud teile selle eest. See ei ole kohustus, aga lahked annetajad on alati
kontsertidel kohata. Kohtumiseni umbes 2 minuti pärast. Järgmine lugu on igavus läbi. Midagi targemat ei ole teha sel ajal. ehk siis üha Interi poolt loodud bändiviisidega erinevatest filmidest. No võtsin kindlasti ära, siin oleme ja Mehed ei nuta ja kõik need meie kultuslikud filmid. Ma vaatasin algusest peale, et väga vähesed on julgenud istuda sinna üles. Ja sealt selles mõttes ei küsita raha, te saaksite esinejate peale üle mõtlema. Ma ei tõsta teid üles praegu mitte ümber paiknema, aga
kui Jaak kutsus kõiki tantsima ja noh, mis valsitantsijad need eestlased ikka on, järgmine tutvus eloselina eestlase tantsimus on tango, eks ole. Ja kui tango viis seda, nii on eestlase kohe tantsupäev. Ma olen seda, see on vana nali, kui rääkis, ma olen alati ütlen, või vanasti vahel ütlesin nii, et ma olen tantsinud isegi raadioskulevat päeva uudiste, et vabalt võite minu pilli järgi tantsida. Olgu ka siis see, ära toomine. Ära rääkida. Sa tahad nii tantsida. Ja nad ei lase hoiamise näidida. Vaat see on see lapsepõlves on oma tööd, aga oma kured ka. No ma tõidagi, igatahes üks pealinnast tulnud korpulentne daam, keda ütleti kohvivestiks, sõitis Puumaale oma mehe Džambiga ja otsustasid sinna pikemaks peatuma jääda. Tema kapriisid olid muidugi kõrvulkustavalt armsad, aga pererahva kahjus nendega ja kui te mäletate, kui kaunis tango oli sõlma, kui nad iga laatsi vahel just sellesama meloodia saatel, mida te kohe kuulete, Ülo Rinteri Tarametsa tango. Ja kutsuks klassiks, me viiu varjetees, nii tihti prassiks, et ükskõik ole nõus näotlaseks. Mu abikaasaks minu स्वामी, teil kannab, ta tohiks olla mulle kindlaks oleks.
Kontslerdi vist minu arvates kõige vanem lugu. Igatahes film Juunikuu päevad tuli vaatajate ette aastal 1957. Ja kui ma hakkan sellest teemast rääkima, et võiks nagu filmimuusikast midagi kokku panna suvekontserdiks, siis ega ma ei julgengi alguses seda lugu pakkuda talle, aga otsustavalt sai see, et tegelane, kelle lugu meil on Peeter. Ja Mati natukene ta ei teadnud ka täpselt seda lugu ja siis ta mõtles, et kas ikka või nii või naa, õhtul käideks valve nali. Aga kuna Mati on minust permanentselt poole noorem, sest aastaid tagasi, kui mina sain 4, Mati sai 2, eks ole, on ju poole noorem ja põhimõtteliselt see suhe jääb ju 30 aasta pärast ka, mina olen surnud, Mati on pool surnud. Mati on just pidevalt poole noorem ja selle tõttu ta julgeb täna minna vastu hakata ja Peetri laulis aitamasse. Filmis laulis seda laulu Tanel Trennossa, tõsi küll jällegi Heidimaa peal, sest et Peetrit mängib näitleja või hoopis, ma olen jällegi võtma appi, Peetrit mängib näitleja või Rein Mikk. Aga igatahes Viktor Nevežini ja Kalju Kiila film Juunikuu päevad see oli, Heino ja Boris Kõlver laulusõnad panivad kesama ja siit ta tuleb.
Karoliine Hõbemäe. Film aastast 1984, heliloojaks Ola Mehala, laulusõnad Eero Tunnel ja Helle Karis Murdmaa oli siis filmi režissöör. Ma siin kõnelema ütlen Lamba kuningriigi pintsakas printsess Karoliine, keda mängis Kätlin Pagala, mille Kätlin Pagala elas mängus minu majas. Nimelt siis printsess Karoliine iga soovjaga piis oli alamatele seaduseks. Arvukad kosilased lükkas Karoliine tagasi ja lõpuks saabus unelmate kuningapoeg Kaspar ja selle lükkas ka Karoliine tagasi, mille peale tema isa oma kuningast tõeliselt vihastas ja saatis Karoliine lossist minema. Karoliine enese otsingud, inimeseks saamise otsingud tuli läbi teha allergilist Kalle Kohni. Tuli läbi teha allegoorilises loos, mille kohta öeldakse, et see film oleks või see lugu oleks nagu läbilõige Eesti mütoloogiast. Seal Karoliine kohtub erinevates situatsioonides erinevate tegelastega, teiste hulgas ka Näkiga. Näki laul, filmis Karoliine Hõbemäe ja Maria Lõdra. Ma pean
Tegelikult ma nüüd andsin seda Häkki laulu ise laulda, aga Kristi Kunstinõukogu istus koos ja arvas, et ma ei pea visuaalselt Häkina vettida. Et mul võivad igaühes olla selline sama. Ja arvasid, et ma olen parem, las ma olen kähiste kui näkk. Mille midagi on teha, nii on, aga teie ees on taas Anna-Charlotte Haldensson ja uus film. Meie tänased viimased 3 lugu on filmist Lugitsa ees. Muidugi on see film kõigile hästi tuttav. Ka sellele filmile on Olav Ehamaa olnud muusik, Johan Viking on olnud laulutekstid. Esimene lugu, mida te kuulete, on Raha laul, hästi tuttav. Laulge kaasa, kui kellelgi meelde tuleb. Filmis laulsid seda lugu, kui te Marju Kuud, Tõnu Kart ja Urmas Kibuspuu. Aga meil, nagu öeldud, väga sarnane. Kello taha lüüa natukene.
Tuossa lukitsemme Villikka ja Päikkisen ratas, kana ja tuttava kuusan. No niin, Reis Järvits on selle orkestiseade teinud Olav-Ehala ja Olav Riiding, ikkagi autorid ja tandem sama. Lääneranna ühendatud orkester teie ees, Mati Põdra täna paljudes rollides juhatamas kogu seda väge trummikontsepti tagaks olude sundil. Aga siiamaani oleme koos püsime selle viimase loo. Päikese ratas! Härrade kõrged orkester Jaak Kallis ja